Ingrid, sind ei ole kuulda. Kas ma olen nüüd kuulda? Nüüd on kuulda. Jah, aitäh. Determinantsed taimed siis lõpetavad kasvu mõne õiekopara järel ja nende et viimati kuulsime siin kõrgus on kuni 1 meeter ja neid kasvatatakse siis 2 kuni 3 harulisena ja edasine kasv läheb siis külgvõrsete abil. Nii et tegelikult on selle determinantse taime kujundamine küllalt keerukas selles mõttes, et me peame jälgima, algul tuleb taimel väga madal ja tuleb väga palju külgvõrseid. Mõnel sortil tuleb neid vähem, aga siis me jätame kõige alumised võrsed alles ja kujundame neist siis nagu 3 peamist haru ja edasi võtame siis külgvõrseid vähemaks. Pooldeterminantne taim lõpetab kasvu ise 5., 6., 7. kopara pealt. Nüüd oleneb sellest, et kui palju taimel on jõudu, kui hästi ta on väetatud ja kui ta on hilisema saagikande algusega või üldse aeglase arenguga, siis ta lõpetab juba kuskil 5. kopara pealt. Aga siin me just näeme paremal seda pooldeterminantset ehk poolkõrget sort, meie Jõgeva sorti Valve ja siin on tal nüüd 7 õiekoparat näha, see 7. on tal siin üleval, et siit tuleb veel vilju ja see latva seal ei tule üldse eemaldada, sellega on lihtne toimetada selles mõttes. Samuti ei pea võtma sellel sordil siis külgvõrseid ära, sellel sortil just. Ja ainult alumised võetakse siis ära. Ja teda kujundatakse siis peavarre üheharulisena, et lastakse peavarus kasvama. Ja indeterminantne taim, seda kasvatatakse tavaliselt üheharulisena ja sellele eemaldame ise ladva 7. või 8. kopara pealt. Ja kui meil on, see on niisugune üldisem jutt, et kui meil on mingid hilisemad sordid, välismaised näiteks, et siis eemaldame ladva 5. või 6. kopara pealt, aga ka siis, kui on väga jahe suvi ja vihmane suvi, siis ei kasva taimed nii lapsakalt ja nii edukalt, et võib-olla ikkagi augusti alguseks peame eemaldama näiteks 6. kopara pealt ladvad. Nüüd, mida siis valida sortidest, tomatisortidest? Kindlasti peaks katsetama, soovitan katsetada kohalikes tingimustes aretatud ja katsetatud sorte, sest neil on oma eelised. Nad on ikkagi siinsete ilmaoludega harjunud ja eriti on nad kohanenud jahedamate suvedega ja nendes tingimustes, kus temperatuurid ei ole piisavad alati, ja niiskust võib-olla on palju õhus. Ikkagi meie sordid on oluliselt varasemad kui sisse toodud sordid. Eriti just jahedatel aastatel tuleb see vahe sisse. Väga headel suvedel, väga kuumadel, soojadel suvedel. Nii suuri vahesid saagi alguses ei ole välismaiste sortidega võrreldes kui just jahedatel aastatel. Oluline on siis valida ikkagi meie tingimustes viljade varase valmimisega sordid. Samuti on oluline hea maitse. Seda maitset muidugi me enne ei tea, kui me oleme ise läbi katsetanud, kas meile meeldib see maitse või ei. Aga üldiselt siiski on teatud sordid, mis on maitsvamad, teised on vähem maitsvad. Siis mida soovime kasvutüübid valida, kas siis seda determinantset, pooldeterminantset või indeterminantset, see on teie otsus. Ja haiguskindlus on sortidel oluline. Ja samuti vilja suurus on nüüd see, mida me saame ka ise siis otsustada, kas tahame väiksema viljalisi sorte või suurema viljalisi. Jõgeval on siis aretatud 12
sorti, mis praegu on sordilehel ja mille seemed siis paljundatakse ja on ka kauplustes võimalik hankida. Ja aretus on kestnud tomatiga juba alates 1946. aastast. Nii et siin on väga pikaajalised kogemused. Esialgu aretati just avamaa tomatisorte, aga 60. aastate keskpaigast siis võeti suund siis kasvuhoonetes sobivate sortide aretamiseks. Ja need aretuse eesmärgid ongi olnud need just, mida me väga soovime, et meie sortidel oleksid varasus, suur saak, haiguskindlus ja maitse. Ja siin on siis ära toodud need 12 sorti. 6 neist on indeterminantsed, malle, velle, vilja, visa, viibe ja erk. 1 pooldeterminantne, see on kalve. Ja determinantseid ehk madalaid on 5 sorti, koit, maike, matto, terma ja varto. Nüüd edasi teeme siis lähemat tutvust nende sortidega. Siin on hübriidsort malle. See jõudis sordilehele aastal 2005 ja ta alates sellest on ta nüüd saavutanud väga suure populaarsuse, eriti oma heade omaduste poolest. Et selle sordi juures on kõik hästi, et ta on varavalmiv, ta on hea maitsega, ta on haiguskindel, väga suure saagiga. Nüüd siin on ka all näha, missugune see vili on, et ta on põhiliselt 2 ja 3 kambril, nagu ta diagonaalselt lõigata. Kotti see vili. Järgmine sort on siis Evelle ja see on nüüd kõige uuem meie sortidest. Ta jõudis sordilehele aastal 2015. Ja ta on nüüd pisut varasem kui malle, pisut saagikam kui malle. Tema viljad on keskmiselt 90 grammised, kui malle viljad seal juures on natukene suuremad, need on seal 100-110 isegi. Oleneb muidugi aastast, kuumal aastal jäävad alati viljad väiksemaks. Ja jahedamatel aastatel võivad viljad kasvada väga rohkem suuremaks kui tavaliselt. Evelle on siis uus sort, teda võib-olla teatakse vähem, aga ta on väga hea sort ja soovitan ka katsetada. Vilja on üks vanematest sortidest. Ta on suureviljaline, tema viljad võivad kasvada kuni 120 grammist kuni 200-ni ja võib-olla isegi üle selle, kui on eriti head tingimused, on piisavalt ikkagi toitu ja vett taimedel, siis nad kasvatavad suuri vilju. Ja need suured viljad, siis kui need lõigata siis katki, siis on näha, et nad on üsna lihakad, et need seemnekambrid ei ole väga suured. Ja seemnekambreid on palju, aga nad on väikesed. Vilja kohta veel nii palju, et ta on väga hea maitsega, et ta on üks magusamaid sorte meie sortidest. Visa on üks vanem sort. Ta oli väga populaarne möödunud sajandi viimastel aastakümnetel ja ta on siiani omab ta populaarsust oma eriliselt vürtsika ja hea maitse poolest. On teatud inimesed, kes siis tõesti soovivad ainult süüa visa tomatit. Aga visal on nüüd see probleem, et ta on natukene juba vanaks hakkab saama ja ta ei ole enam nii terve, nagu ta oli siis, kui ta tuli välja sordina. Ja ta on natuke väiksema kasvutugevusega kui malle ja saak jääb ka pisut alla sellele, aga samas ta on hästi varane ka. Nii et see varasus on niikuinii kõikide meie sortide tunnus, aga siis seal on veel niisugused pisikesed erinevused, et visa näiteks on 2 päeva varasem kui malle. Nii keskelt läbi. Et need erinevused ei ole suured.
Piibe hübriidsort on meie sortidest kõige tugevama kasvuga, väga suure saagiga, ilus tumeroheline lehestik, võimsad taimed ja tõesti hea maitse ka. Ainult, et kui on sügis hakkab tulema ja ilmad olud ei ole enam nii soodsad, siis need viljad hakkavad kergemini lõhenema kui teistel sortidel. See on tema niisugune väike puudus. Ja näete, et siin need viljad on siis põhiliselt vahel ka 3-kambrilised. Virk on üks vanem sort jälle ja väga suureviljaline. Tema viljad samuti kaaluvad kuni 200 grammi. Heades tingimustes kasvatab ilusaid suuri vilju ja sügise poole siiski hakkab rohkem lõhenema kui teised sordid. Aga suured viljad, näete, need on jälle niisugused lihakad. Ei ole need kambrid väga suured, seenekambrid ja seda lihakat vilja on ka palju. Nüüd see pooldeterminantne valve, siin on näha nüüd teda, et ta on väga saagikas. Tema viljad on siis põhiliselt 2-3-kambrilised ja ta on hea maitsega sort. Nüüd temaga on see asi, et teda on ka lihtne kasvatada. Nimelt, et kui võtta alt siis ära paar külgvõrset, siis rohkem selle külgvõrsete ära eemaldamisega tegelema ei pea, samuti ei pea eemaldama lappa, nii nagu me juba rääkisime. Nii et soovitan katsetada. Need, kes on õppinud teda kasvatama, on väga rahul ja neile meeldib see sort. See sort ei ole, kui ta on täis viljades, siis ta ei ole väga tüüpiline, kobarad on niisugused paljude viljadega ja jäävad allapoole, nagu paenduvad allapoole. Sealjuures nad ei murdu ega ei rebene varre küljest ära. Aga tõesti, ta on väga saagikas sort. Koit on nüüd esimene determinantne sort, millest me räägime täna. Ta on kõige vanem meil sortidest. Ta on väga varane sort ja eriliselt hea maitsega, natuke hapukas ja suured viljad kasvavad tal samuti kuskil 150 kuni 200 grammi võivad kaaluda ja viljad on niisugused külad lihakad. Aga kuna ta on nüüd kõige vanem meie sortidest, siis ta on pisut vastuvõtlikum haigustele kui teised sordid. Samuti viljad kipuvad lõhenema. Maike on sordilehel aastast 2005 ja see on samuti determinantne. Me näeme, et siin üleval vasakul on foto avamaa maikest. Ja tõesti ta sobib avamaal kasvatada sellepärast, et tema saak on väga varane. Viljad ei ole väga suured, umbes 50 grammised ja neid tuleb viljakobarate külge väga palju. Need viljakobarad on suured, lausa lehvikukujulised ja see on sort, millel nüüd võrseid ka üldse ei pea enam eemaldama. Kui me võtame ära 2 alumist võrset, siis see on piisav. Ja siis ülejäänud külgvõrsetest kujunevad väga suured viljakobarad. Nii et ta on ka väga saagikas sort. Ja tõesti sort, millel siis viljad praktiliselt üldse ei lõhene. Et see on tema niisugune lisaboonus veel. Ja avamaal muidugi on hea, kui tomat ei kasva liiga suureks, taim ei kasva liiga suureks ja avamaal ei saa ka tahta väga suurte viljadega sorte kasvatada, et see ei ole mõistlik. Et on hea ikkagi, kui viljad on natuke väiksemad, siis esimesed hakkavad valmima varem ja niimoodi tuleb siis neid küpseid vilju rohkem. Et siin on näha, et taim ei ole väga suur ja see maike, kui ta ei ole üle väetatud, siis ta ei lähe liiga suureks, et ta just kasvatab parasjagu neid vilju. Ja siin ongi piisavalt neid vilju siis avamaa saagi jaoks ka. Et siin on näha nüüd paar kobarat, 1-2 võib-olla veel. On mõned siin peidus, mitte väga palju, aga see on väga hea saak avamaalt. Matto on suureviljaline.
ja natuke varasem sort, vanem sort. Ja teda väga hinnatakse tema suurte viljade pärast ja armastatakse, sest teda juba tuntakse, ta on juba nii kaua olnud turul. Ja maitse on ka päris hea, aga ta on natuke vastuvõtlikum haigustele ja viljade lõhenemisele kui näiteks maike. Et maikel on väiksemad viljad ja need ei lõhene üldse, aga matoviljad võivad siiski lõheneda. Aga mato on väga saagikas ja kui on korralik väetus, võib-olla ka pisut rohkem kui vaja, siis ta kasvatab liiga palju neid külgvõrseid. Matol peab siis eemaldama siiski neid külgvõrseid mingil hetkel, et ta liiga palju ei teeks neid riisi või paparaid, et ta ei suuda neid siis suureks kasvatada sügiseks vilju. Termo on nendest madalatest sortidest kõige varasem. Ta on väga-väga varane ja ta on aretatud just avamaa tingimustes kasvatamiseks. Ja tema aretusel on siis tehtud tööd, et ta oleks siis pruunmädanikule vähem vastuvõtlik ja seda ta ka on. Aga et ta nüüd päris terveks jääb sügiseni välja, et seda nagu päriselt ka loota ei saa. Aga ta on seal avamaa katsetes siiski kõige viimane, kes haigestub pruunmädanikku. Et viljad on umbes 50-60 grammised ja tal on päris suur saak. Ja kui on väga kuumad suved, siis kui meil on nii avamaal kui kasvuhoones termo, siis avamaal on taim ilusam ja saagikam kui kasvuhoones. Et väga kõrged temperatuurid kuidagi pärsivad tema kasvu. Ja kuna termo nii hästi sobib avamaale, siis ma toon veel välja selle 3 aasta katsete üks väga lühitulemused. Et termo oli kõige varasem 2 katseaastal 3, 2018 ja 2020. Ja tal oli siis ka suurim saak. Ja nüüd maike, mis oli ka katsetes, meil oli kokku 10 sorti katsetes ja Eesti sortidest olid seal termo ja maike. Maike oli seal varasuselt 3, aga tal oli suurim saak 2019, 2018 ja 2020 jäi ta saak teiseks termo järel, kogu saak. Kogu kaubanduslik saak või täpsemalt. Ja siin ongi siis näha nüüd termovilju veel ja maikevilju. Ja siin on veel fotosid termost avamaal. Et termo ka ei kasva väga suureks avamaal. Mõned lõunapoolsed sordid, mida me katsetasime ka avamaal meie sortidega koos, need kasvatasid heades tingimustes väga suurt taime ja võtsid väga palju vilju külge, aga nad ei jõudnud nii palju neid vilju valmis küpsetada, sest et nad olid nagu selleks valmis, et soojust jätkub pikalt. Aga termo teab seda, et esimesed kobarad tuleb kiirelt ära valmistada ja siis hakkab tegema teisi vilju. Järgmisi kobaraid valmistama, nii et termo ei lähe väga suureks õnneks avamaal, samuti ka maike ja selle tõttu saab ka varakult vilju. Ja nüüd veel sort Varto. See on niisuguste omadustega, mis annab talle eelise siis vähema valgustatusega tingimustes. Nii et ta sobib siis aknalauale meie sortidest kõige paremini. Või siis ka kusagile rõdule või siis balkonile. Nii et ja ta ei veni niimoodi välja see taim nagu teised, kui on vähem valgust. Ja tema viljad on umbes 50 grammised. Siin on nüüd näha viljakobarad, siin on tema viljad on siis 3-4 kambrilised. Ja siin on seemne kasvatusest üks foto. Et
teda on kasvatatud siin siis ühearulisena, püütud kasvatada nii, et ta on kuskil 1 meetri kõrgune. Ja kasvuhoones ta siiski ei anna nii suurt saaki nagu meie teised sordid, eriti nüüd, kui võrrelda teda Malle, Velle ja teiste kõrgete indeterminantsete sortidega. Aga tema see eriomadus annab talle mitmeid muid eeliseid. Et siin on näha siis, kuidas vartot on kasvatatud. See on kõige parempoolsemal pildil, me näeme, kui ilusad pöntsakad taimed kasvatab varto. Et siin on muidugi piisavalt sellel taimega valgust olnud ja et ta ei hakka venima nii kergesti. Ja siin on nüüd üks üliõpilane kasvatanud vartot 14 kuud järjest ja siin on mitmeid arusid ühel taimel, aga sellele vaatamata on siin vilju ka küljes, ehk näete neid. Siin on vilja siin ja siin ja näete, ikka vilju on päris palju veel, aga kogu aeg peab teda siis hoolikalt kastma ja väetama ikkagi, et siis annab taim ka vilju. Siin on keegi teine kasvataja, kes on 2 aastat lausa kasvatanud siis ühte taime ja siin on ka pildistamise hetkeks üks ilus punane viljarvas. Kindlasti tal on ehk veel siin neid tulemas ladva poolt, et see, kui palju vilju on taime küljes, siis sõltub väga sellest ka, et kui palju me väetist ikkagi anname. Ja siis tuleb ju rohkem ka vilju ja tuleb rohkem külgvõrseid, et me peaksime kogu aeg tegelema siis ka selle taime kujundamisega, et siin võib võtta näiteks latva maha ja lasta siis nagu laiusesse minna. Ka on selline võimalus. Ja siin on päris 3-aastane vart, ta on pildistatud vastu valgust, nii et ei ole väga hästi näha, et siin ladvas on tegelikult tal ka täitsa viljad olemas, siin ja siin all on päris mitmeid. Nii et ilmselt on saaki need taimed kogu aeg ka andnud mingil määral. Ja see olekski siis päris lühidalt kõik. Tänan kuulamast. Ja nüüd ma siis ootan küsimusi. Ma näen, et siin on mõned kommentaarid. Nüüd üks küsimus. Ja kirsttomatiga me tegeleme praegu ja nii et meil on päris suur kollektsioon kirsttomateid ja otsime häid vanemaid ja on ka tehtud esimest ristamised, aga aretus võtab kõik aega, et tahame saada ikka suure saagilist, haiguskindlat ja maitsega kirsttomati sorti. Kas tomatisorte on, mis on kahjurite näiteks kedriklestade suhtes väga vastupidavad? Et kui me nüüd räägime küteta kasvuhoonest, siis seal kedriklest ei ole probleemiks üldsegi. Nii et ma selles suhtes ei oskagi kommenteerida. See kedriklest on nüüd küttega kasvuhoonete probleem. Ja kui meil on ikkagi selline kasvuhoone, mis talvel on kütmata, siis seal ei ole kahjurite probleemi praktiliselt üldse. Kas võiks üle korrata determinantsed, indeterminantsed, see osa oli osaliselt kuuldav, et võiksime võib-olla uuesti avada selle ettekande siis. Ma saan seda teha. Kas ma saan kuulata?
Nii et need 3 kasvutüüpi siis on, mis me siis praegu see on ka ekraan. ei jaga. Kas te nüüd näete ekraani ka uuesti slaidishow? Paistab ära, jah? Ja, väga hea. Nii et kasvutüübi järgi siis on 3. Tegelikult on põhiliselt neid 2 tüüpi, et on determinantne ja indeterminantne, siis see pooldeterminantne on seal kuskil vahepeal. Nii et determinantsed on need, mida kasvatatakse põhiliselt avamaal, kasvuhoones, aga samuti. Ja pooldeterminantne poolkõrge sobib väiksematesse kasvuhoonetesse, aga ka tavalistesse. Ja indeterminantne on siis kõrge kasvuline ehk piiramatu kasvuga, ehk teda võiks kasvatada siis mitmeid aastaid isegi. No ka teisi tüüpe, aga kõige edukam on see mitmeaastane kasvatamine indeterminantsete puhul. Ja siis tomatikasvatuse või tootmise juures siis kasutatakse ikka neid indeterminantseid. Et see determinantne lõpetab kasvu mõne õiekobara järel, tähendab kõrguskasvu. Ja neid saab kujundada siis niimoodi, et nad kasvavad umbes 1 meetri kõrgusele, kui me neid toestame, neid harusid. Ja üldiselt kasvatatakse siis 2-3 harulisena ja edasine kasv toimub külgvõrsete abil. Nii et me ei tohiks võtta ära külgvõrseid siis nendel determinantsetel taimedel. Kõige alumised ainult ja vaatame, et siis jääb see 3 haru ja üldiselt siis rohkem ei võta külgvõrseid ära. Et siin all on siis näha need üks, mis on siis toestamata siin vasakul determinantne ja siin on pandud nöörid, aga ei ole veel korralikult üles seotud kõik need 3 harusid. Peaks panema lisanööride osa determinantsele, siis saab taime paremini hooldada ja haigusi on vähem. Pooldeterminantne taim on siis selline, mis lõpetab ise kasvu 6-7 õiekobara järel ja tema kasvab siis umbes 1,5 meetri kõrguseks. Ja algul siis kujundatakse üks vars ja siis eemaldatakse kõige alumisi võrseid vast 3 või 2, olenevalt siis, kuidas kasvu tugevus on, kuidas istik on. Ja ma olen siin küll öelnud ka 4, aga esialgu pigem võtta vähem kui rohkem, sest hiljem on siis paha, kui on väga palju ära võetud neid külgvõrseid. Ja indeterminantne, siis teda kasvatatakse üheharulisena ja ise eemaldame latva 7. või 8. kobara pealt ja hilisematel sortidel siis vast 5. või 6. kobara pealt. Või siis jahedamatel aastatel ka saame heal juhul siis 6 kobarat kasvatada vilju, et me peaksime selle latva eemaldama augusti algul. Et siis jõuab veel taim kasvatada kõik viljad enam-vähem täissuurusesse ja me korjame ära ka rohelised viljad ja need valmivad siis järgi ja on hea maitsega ka. Kui nad on väga väikesed, siis need ei tasu siis järele valmima panna. Et see oleks siis nendest korratuna nendest kasvutüüpidest. Üks küsimus edasi. Palun kasvuhoones väetamise põhitööd paari sõnaga, aitäh. Kasvuhoones on nüüd, see sõltub sellest, et milles me kasvatame. Kõige lihtsam on kasvatada mullas taimi ja kui meil on sinna pandud ka kas mingid sõnnikud sisaldavad komposti või siis kõdusõnnikud, siis on väetamine väga lihtne. Et siis tuleks väetada peale taimede juurdumist, see on tavaliselt juuni algul lämmastikväetisega, lisaks veel
ja juuli algul siis kaaliumirikka väetisega, näiteks kaaliumnitraadiga. Ja see juuniväetis võib olla lausa ammooniumnitraat, et see on päris lämmastik väetis. Ja edasi siis tuleb lihtsalt jälgida, et kui palju siis saaki need taimed annavad, kui on jahedam aasta, siis tuleb väetada vähem. Kui on soe aasta, siis tuleb palju kasta ja väetada veel augustis ka kindlasti. Kui me kasvatame turba substraadis, siis peame kogu aeg väetamisega tegelema ja esialgu on seal turbasubstraadis mingisugune toitainete varu olemas, aga nüüd oleneb sellest, et kas seal on ka selles substraadis mingisugust komposti, mis annaks pikema aja jooksul väetisi või ei, tavaliselt ei ole. Siis me peame andma võib-olla iga 2 nädala tagant kastmisveega väetist, et peame jälgima seda tomatitaime seisu, et kui tomatitaime ladvad lähevad peenikeseks ja lähevad kahvatuks, lehed on väikesed seal ladvas ja niisugused õrnad, siis kindlasti taim vajab lisaväetist. Ja vajab rohkem kui siis iga 2 nädala tagant, siis tuleb panna tihedamalt. Nii et ja just taime järgi tuleb otsustada, et millal väetada, kuidas väetada. Kui sageli tuleks tomatitaimi väetada ja millist väetist võiks kasutada. Et natuke rääkisin juba ära siin selle ja soovitan kasutada siis, panna siis kas sellesse mulda või turbasse segada väga hea kvaliteedilist kogusesõnniku komposti, mida ma ise nüüd väga suure eduga olen kogu aeg kasutanud ja mis on ka kaubandusvõrgus saadaval. Ja siis meil on natuke lihtsam väetada, et siis on meil nagu mingi väike väetise varu seal, kust kompostist vabanevad toitained aeglaselt. Ja siis lisaks panna veel pealt väetiseks siis kes ei soovi need päris mineraalväetisi, tahab mahedalt kasvatada, siis neid väetisi, kompleksväetisi on ka saadaval. On sisse toodud firmadelt Ilmorin, Kompo, siis TCM, veel teisigi ja seal need on niisugused nagu pesupulbripakid väetiste osakonnas, nii suured umbes sellised 2-3 kilosed, võib-olla ka 1 kilosed ja nad on, seal on väga palju toitaineid sees nendes väetistes, need on pikkalikud ja ongi mõistlik valida alati niisugune kompleksväetis, kus on kõiki toitaineid, nii makroelemente, see tähendab lämmastikku, fosforit, kaaliumi või ka teisi kaltsiumi, magneesiumi ja veel mikroelemente, et kõike tomat vajab. Et kindlam on alati väetada kompleksväetistega, mis on mõeldud tomatile ja vaadata, et seal tõesti on palju neid toitaineid sees, neid elemente on üles loetletud palju, et siis see on nagu edukam alati. Siis milline neist sortidest on õrnema koorega? Et meie sordid on üldiselt kõik suhteliselt õrnakoorelised, aga mitte nii õrnad, et nad nüüd liiga kergesti lõhenevad. Et üldiselt, kui on väga õrn koor, siis see vili siis ka väga hästi ja vastu igasugustele ilmastiku muutustele. Nii et ma ei oska nagu öelda, et missugune meie sortidest on kõige õrnema kooreline. Vast ei olegi neil suurt vahet selles osas, et niisuguseid mõõtmisi pole teinud. Et nad peaksid kõik sobima hästi. Võib-olla see maike. Aga ma ei ole ka päris kindel või siis ei tea, ei oska öelda. Päris täpselt, aga üldiselt need Eesti sordid on kõik niisugused õhemakoorelised, ei ole paksukoorelised ega kõva viljalihaga. Siin on küsimus Jutalt,
miks mõne sordi taimelehed tõmbavad rulli ja teisel sordil ei tõmba, kui on kastetud ja hooldatud ühtemoodi, õhutatud ühtemoodi. No siin ongi nüüd üks põhjus ongi see, et see on pisut sordiomane ja sordiomane sellel moel, et mõned sordid vajavad rohkem kastmist ja väetamist. Eesti sordid näiteks kindlasti vajavad rohkem väetamist ja kastmist, eriti kui on soe periood, kui on see intensiivse kasvuperiood, see on juuni ja juuli. Et kuna nad on väga varase saagiga, siis nad vajavad rohkem toitu ja rohkem vett kui need sordid, mis siis, kui siis ütleme niimoodi, et kui Eesti sordid hakkavad esimesi vilju juba andma juuli algusest, siis mõned hilisemad sordid teevad oma esimesed viljad valmis alles juuli lõpuks. Ja nendel hilisematel sortidel ei ole kasv väga intensiivne, nii intensiivne kui Eesti sortidel. Ja seetõttu nad näevad võib-olla siis taimena ilusamad välja. Nad ei ole nii nõudlikud, nii lühikese perioodi jooksul ei ole neil nii palju toitu vaja. Et see on see üks asi. Ja tõesti on sellele vaatamata, ja see on ikkagi väga sordiomane nähtus ka. Et ongi teatud sordid, mis alati, millel lähevad lehed alati rulli. Ja see on. Mida arvate puutuhaga väetamisest? Puutuhk on muidugi väärtuslik mineraalide poolest, aga kuna tomat tahab, et tema see kasvukeskkond oleks pisut happeline, see tähendab, see pH ehk happesus peaks olema alla 7. Parim on seal 5,8 kuni 6,5 tomati jaoks. Ja kui me kasutame puutuhka, siis ta viib selle mulla happesuse neutraalse suunas, et ta nagu just neutraliseerib seda mulda. Ja kui meil juba on väga neutraalne muld tomatil, siis tomati taim ei saa kõiki vajalikke toitaineid kätte. Ja teine asi on veel, ja selle tõttu siis tekivadki puudushaigused ka. Et kõige tüüpilisem on siis kaltsiumipuudus. See võib, kaltsiumipuudus on niisugune asi, mis väljendab siis viljatipu mädanikuna, see ei ole haigus, aga on puudushaigus. Ja see ei ole alati seotud sellega, et mullas piisavalt kaltsiumi ei oleks, vaid et see võib olla seotud sellega, et taim ei saa seda kaltsiumi kätte, kas on vale happesus mullas, või on mingid väga ebasoodsad kasvutingimused, nagu väga külm või väga kuum, siis ka ei saa näiteks kaltsiumi kätte tõesti. Nii et puutuhka võib kasutada, aga väga vähesel määral ja pigem ise ma ei ole teda kasutanud. Või siis peab olema midagi, mis teda tõesti jälle selle happesuse suunas viiks, et kui see on neutraliseerimata turvas, ja väheke annate puutuhka, seda võib teha, aga pigem olla ettevaatlik puutuhaga. Siin Anneli küsib, et millal soodsaim aeg tomatiseemne külviks, kui me tahame kasvatada kütteta kasvuhoones tomatit, siis ja nüüd see sõltub ka sellest, et kui soe on ettekasvatuse koht. Et kui see ettekasvatuse koht ehk taimede ettekasvatamise koht on väga soe, kuskil 20 kraadi juures ja üle selle, siis külvata pigem hiljem kui varem, et taimed liiga välja ei veniks ega liiga palju põitsema ei hakkaks. Nii et meie oleme siin hakanud järjest hiljem ja hiljem külvama, meie ettekasvatus on väga soe ja vahel liiga soe. Nii et tänavu me külvame 28. märtsil, aga võib-olla kodustes tingimustes külvata kusagil peale 20. märtsil. Et ehk seal ei ole siis nii palav. Või nüüd oleneb sellest, et kus te ettekasvatust teete.
Ja kui nüüd tahta avamaale istutada taimi, siis nende taimede küll peaks toimuma kusagil 15. aprilli paiku, et sama lugu, et taimed mitte ei kasvaks liiga suureks ega ei hakkaks õitsema liiga vara. Õitsvate taimede juurdumine, eriti madalate sortide puhul nagu Terma ja Maike, see on väga ebasoodne, kui me istutame õitsvaid taimi, siis me saame vähem saaki. Siin küsib Anu, et toores räim tomati juure alla, kas see on lihtsalt legend? Ma arvan, et see on olnud lihtsalt üks võimalus väetamiseks. Et seda tõesti on varasematel aegadel väga palju kasutatud ja tõesti, et räim on ju, annab, see on nagu niisugune pikaajaline väetis nii-öelda see räim, et sealt vabaneb seda fosforit ja lämmastikku pikema aja jooksul, et taim ei saa kõike korraga kätte, mis on tegelikult väga soodne. Nii et ma arvan, et see on hea mõte, aga võib-olla tänapäeval on see räim natukene isegi võib-olla kallis, et teda sinna juure alla panna, pigem võib-olla ära süüa, aga võib ikka katsetada, jah, miks mitte. Juta küsib, kas olete teinud katseid ka lähtuvalt kasvuhoone kattematerjalist, polükarbonaat, klaas, kile, nanokattega polükarbonaat, millises kasvuhoones tomat paremini kasvab ja kus varem saab saaki. Meil on küll tõesti ainult kilekasvuhooned ja klaaskasvuhooned, klaaskattega vanad väikesed kasvuhooned, 20 ruutmeetrised ja suuremad kilekasvuhooned 250 ruutmeetrit. Ja selge on see, et klaaskasvuhoone, kuna ta on väike, siis me oleme ikkagi alustanud seal varem taimedega ja istutame sinna varem välja. Sinna saab panna ka väga mõnusalt lisakilevoodri sisse ja võib-olla ka mingi kütte sisse seada ajutise. Nii et klaaskasvuhoonest me saame kõige varem saaki. Sellistel juhtudel nagu meil on. Ja seda ma ka tean, et polükarbonaat on kindlasti sobivam ja soojem kui tavaline kile. Kasvuhoone, ühekordne kasvuhoone kile. Nii et eraldi katseid ei ole teinud, aga niisugused kogemused meil on. Anneli küsib, mis on põhjuseks, kui osa õitest maha koguvad ja kobarasse jääb alles ainult paar vilja. See võib juhtuda väga kuumadel suvedel väga kergesti. Ta võib ka teistel aastatel kergesti juhtuda. Seal võib olla põhjuseks see, et on esiteks viljumine häiritud, kuna õhuniskus on liiga madal. See tähendab, parim õhuniskus on 60-70% õitsemiseks ja viljumiseks. Ja kui meil on kuumad suved, kus kuumad ilmad 30, isegi 25 kraadi, siis õhuniskus päeval läheb seal kuskil 39, 8, 35, 40% ja see on liiga madal heaks viljumiseks, et see võib olla üks põhjus. Aga selle vastu aitab siis see, et tõesti kasta päris iga päev selliste kuumade ilmadega, et taimedel võib olla ka veepuudus, et ta lihtsalt ei saagi sellepärast varustada õisi piisavalt veega ja siis ka on see õite varisemine väga lihtne tulema. Ja muidugi on see ka, et kui me istutame, see on nüüd see õhuniskuse teema ja kuumuse teema. Et ka üle 30 kraadi väga palju, kui läheb kasvuhoones, ei ole hea. See viljumine on ka siis häiritud. Nii et selliste kuumade ilmadega siis maksimaalne tuulutus
ja tõesti igapäevane kastmine. Ja siis, kui me muidu soovitame kasta hommikupoolikuti, siis selliste ilmade puhul ei ole see isegi väga oluline, et millal kasta, no võib ka isegi õhtul, peaasi, et mullas oleks niiskust ja taimed saaksid pidevalt niiskust vett kätte, nii palju, kui neil vaja on. Sest teatavasti soojematel ilmadel on ka kasv intensiivsem, nii et kastmine on siis seal väga-väga suur võtmeküsimus ja kui meil on muld siis pealt ka veel märjaks kastetud ja no hästi põhjalikult peab kastma kuumade ilmadega ka, et mitte vähe panna vett, vaid ikka nii, et noh, ikka järgmise päevani kõik see niiskus seal mullas püsiks või substraadis. Et see on üks asi. Ja teine võib olla see, et mida ka juhtub, et kui istutatakse õitsvaid taimi, siis ja juurdumisperiood ei ole väga soodne, siis taim jääb põdema ja ta ei suuda neid õisi viljast ja saabki siis moodustada just sellel juurdumise ajal, et see võib ka siis olla, et mingi teine või kolmas kobar on hoopis tühi, et just see juurdumise periood satub sellele ajale. Ja siis võib olla ka see, et ei ole piisavalt toitu taimedel, et siis ta ei jõua ka, siis ta ei tee ka neid vilju palju külge, et võib-olla on vähe väetatud. Mitmeid võimalusi peab jälgima, mis seal taimedel on, mis olukord nendega on. Liina küsib, et vermikompost ja vetikaväetised, kas sobivad tomatitele? Kindlasti väga hästi sobivad, eriti need vetikaväetised on head, et neid kindlasti võib kasutada, aga võib-olla on mõistlik siiski ka mingeid muid veel lisaks kasutada, mingit täisväetist veel siis anda aega, et just see vetikaväetis võib-olla ta ei ole nii täisväärtuslik üksinda. Aga me oleme küll teinud katseid, kus me oleme mereadru pannud väetisena ja see on edukas olnud, kuigi meil on see asi, et meil on see muld ise juba väetatud, sügisel on antud sinna sõnnikut, nii et mullas on juba palju toitaineid, nii et see toetab kindlasti siis veel alati. Juta küsib, et aiagrupis on levinud ka hoopis ilma kastmata tomatite kasvatamine, mida sellest arvata? See on niisugune teema, mida ma ei oska kommenteerida, sest ma ei ole ise sellega tegelenud. Et ma täpselt ei tea, seal vist on midagi sellist, et istutatakse väga sügavale. Ma täpselt ei tea, jah. Ma olen nagu kuulnud, et selline asi on olemas või selliseid katseid tehakse, aga et kuidas see toimib, täpselt seda mehhanismi ei tea. Et tegelikult kasvuhoones ma hästi ei kujuta ette kastmata tomatite kasvatamist, aga avamaal on see küll võimalik, aga siis võib juhtuda see, et kui on mingi väga kuum periood ja taim on pikemalt siis veepuuduses ja tulevad vihmad, et siis see põhjustab viljade lõhenemist. Et parem oleks, kui oleks ühtlaselt niiskust ikkagi tomati juurde. Ma ei oska kahjuks seda rohkem kommenteerida. Brit küsib, mida arvata ühekordsest kastmisest vaid taimede ümberistutamise ajal kasvuhoonesse, kui sügavale taimed võiks istutada. Ma ei tea, tähendab, see on niimoodi, et me võime ju taimed väga sügaval istutada, aga need on küsimused, kas seal sügaval on piisavalt toitaineid ja kas seal on piisavalt ka soojust. Et võib-olla, et see on
väga sügavale muidugi me ei saagi istutada, et me ei saa ju istutada meetri sügavusele kindlasti. Me saame seal võib-olla istutada heal juhul poole meetri sügavusele või siis 40 sentimeetri sügavusele. Et juurte ümber peab olema kindlasti palju toitaineid ja kui kogu seda vart, mis me ka mulla sisse paneme, ümbritseb nagu toitainete rikas ja niiske muld, et siis moodustub ju varrele rohkesti küll võrseid, küll juuri, vabandust. Ja niimoodi on võimalik tõesti sügavale istutada. Aga et kas ta ühekordselt, seda ma ei ole veel uurinud, et ma ei tea, kuidas see võiks toimida tõesti. Jah, jään vastuse võlgu praegu. Ja Anneli ütleb suur aitäh, väga suurepärane ettekanne ja väga palju asjalikke nõuandeid. Suur tänu teile kõigile ka ja suur tänu aktiivselt küsimast, et kui veel on küsimusi, siis võib võtta ühendust ka kirja teel, et minu postiaadress on mingi.pender@etki ja saan ka kirjadel vastata. Aitäh kõigile täna osalemast, et Ingrid teeb ka homme ettekande, aga homme räägite siis juba teistest köögiviljadest, et porgand, mis sul see täpsemalt need homme käib? Valikas ja redis. Jah, et siis kohtume kõigiga homme juba. Kohtumiseni.